See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud. See polegi muud. See polegi muud. No nii, 6. episood. Tere Heilika. Tere Angeelika. Uskumatu 6 episoodi juba purgis. See tähendab seda, et me oleme iga nädal teinud 1 episood ja 6 nädalat. See on üle kuu aja ju. Täiega lahe. Kas sul on tunne ka, et nagu me kuidagi oleme nii pikalt seda teinud või mis tunne sul on üldse? Aga samas see aeg on nagu nii ruttu läinud ja ma ei tea, meil on mingi rütm sisse tulnud täiesti. Meil on see mingi rütm sisse tulnud sellepärast, et ma olen tähele pannud, et meil kuidagi jookseb täpselt niimoodi, et kui see avalikuks läheb, siis see on kas neljapäev või reede. Et täna me salvestame seda kolmapäeval, aga laivide läheb ikkagi, et meil on juba nagu mingid omad päevad juba tekkinud, millal see nagu läheb avalikuks. Aga... Meil on siin katse 3 tegelikkuses juba. Oi jumal, meil on katse 3 juba, siin juhtus selline intsident. Mul on kohe närvis. Et ühesõnaga ma mingi rääkisime juba mingi 8 minutit ja siis avastas Heilika Ameerika, et tal mikrofoni töötab. Hästi haigena. Väga piinlik lugu. Et ühesõnaga tänase episoodi... tegelikult ma tahaks teada, kuidas sul üldse läinud on. Kuidas läinud on Elts? Elts, kuule. Hästi, ma ei saa mitte midagi kurta. Kõik on hästi, aga veits seda väsimust on ikka. Mis tahtsingi öelda, et kuidas sul selle väsimusega on? Et... Natuke läheb paremaks. Nagu ilm võiks minna soojamaks. Vaata, nüüd mul on see, et 6 aja pärast on reis, siis veits hakkab mingid reisimotti tulema. Ma tean, et see puhkus tuleb, see on juba käega katsuda. Jaa, kusjuures ma tahtsin seda küsida ka, et kas sul on juba reisiärevus ka või? Ei ole. Mul on pigem see reisi eelne masendus. Mul on nii palju raha läinud. Et shoppad mingid kreeme, mingid riideid, mingid asju, et siis seda pappi ikka läheb. Aga samas see 2 nädalat puhkust tundub nagu nii mõnus. 2 nädalat olete või? Ei, me oleme ühe, aga ma võtan teise veel, sest me jõuame mingi esmaspäeva öövastu teisipäeva, mida ma seal 3 päeva lähen nagu, et siis pigem on see, et saad lahti pakkida oma asjad, tuleb nädalavahetus peale, et siis natukene nagu mõnule taga kodus. Okei. Aga kuidas sul läinud on? No, minul läheb väga hästi. No nüüd ma saan öelda, nii palju küsitakse seda, et kuidas sul läheb, vaata. Ja mulle sitaks hästi. Kohe nii hästi, et kui sitaks hästi. Et lausa on nagu nii hästi, et see on see siuke suspicious hästi. Ja, no ühesõnaga päike paistab nagu ja igas valdkonnas tegelikult nagu on kõik ju väga hästi või nagu ma võiks öelda, et mul küll ei ole nagu põhjust nuriseda. Ja nagu käisin täna vaata nagu vanaema juures on ju ja siis vaata, ta ütles ka, et vaata, ma panin pildi üles, vaata, et ma saatsid, et silm särab, vaata, on ju. Siis vanaema nägi seda pilti ka, vaata, ja siis ta oli nagu mingi, ta esimene lause uksest sisse astuda, sul tõesti silm särab. Et kui ma võib-olla mingi, ma ei tea, mitu nädalat tagasi ma olin mingi räme kass, on ju, siis nüüd mul on ikkagi nagu mingi vastik kõuts. Nüüd oled ilus. Miks öeldakse kõuts? Mis teema sellega on? Vaata see, kes meil seal vatkus oli, vaata see kass, see konks, vaata. Ta oli kõuts. Ei olnud, ta oli nii armas. Ta oli mingi poolt sabaga midagi. No sellepärast, et keegi lõi ta saba auto ukse vahel. Oli või? Jaa, sest ta läks ma olin nii väike, ma ei mäleta. Aga nagu... See oli trauma. Aga ta oli siuke, tema on täpselt nagu kõutsid. Ma ütleks iialgi meie kasside kohta kõutsid. Nad on ikka kassid, vaata. Need on mingi kuradi linnavurled, mingi kui siidikäpad. Täiega, viska tõue, nad ei oska midagi teha. Mingi rõdul mingi tuul tõmbab siis ja mingi laske mind sisse. Et nad on jah siuksed ära eelitatud jõnglased, aga maakassid siuksed, kes on omavahel kakelnud, näevad siuksed räädud välja. Jaa, näevad, aga samas vaata ukut Keilas. No ta on solid. See on reaalselt alfana. Ma ei tea. See, ma ei tea, ta on ehtne mingi siuke, ma ei tea, mingi viiking. Reaalselt. Täpselt.
aga okei, ühesõnaga, alustame siis episoodi tänase teemaga. Täna me valisime siis peredünaamika teema. Kõik lapsed, tänapäevase moodne kärgperendus, abielud, see mingisugune pealesurumine nende lastega, no tead, kõik siuksed asjad ja vaatame äkki lõpetuseks veel jõuame ka sõltuvuste teemat puudutada, sest see on ka mingis mõttes natukene seotud selle teemaga. Et võib-olla ma nagu küsiksingi siis kohe ära, et mis üldse sellest peredünaamikast nagu arvad, et kas see võib-olla on liiga nagu ülepaisutatud teema tänapäeval või mis sa üldse arvad sellest? See on suht casual thing ju, et mingi perekonnamudelist kui sellisest või? et enam nagu minu meelest tänapäeva noored ei oska hoida nagu normaalseid suhteid nagu. On ju nii, et vanal ajal oli nagu hoopis teistmoodi, et mis sitasti see uuesti või kuidagi nagu ei joostud kohe nagu minema või ja samamoodi nagu ma ei tea, lapsed jäid kuidagi puudutamata, vaata. No sest vanemad jäid on ju kokku ja ikkagi läbi kiusta, vaata nagu. Jah, need, ütleme niimoodi, et need vana aja inimesed, kui me nimetame neid nii, siis nemad ikkagi nagu võitlesid oma suhte nimel. Selles mõttes, et see on ju eluterve, kui sul on neid tõuse ja mõõnasid. Jaa. Et praegu on küll nagu liikunud kahjuks see niimoodi, et kui esimene probleem suhtesse ilmneb, siis pigem joostakse minema ja arvatakse, et kuskil on keegi parem. Jaa. Aga pahatihti on ikkagi see, et uus luud ei pühi paremini. Et noh, see on ka nagu nõme öelda, et vana luud on nagu sisse käidud, on ju. Ongi ja siis mis juhtub, tulevad kuradi kratsivad ust, et umbes ala, ma ei tea, take me back, vaata. Just. Aga tegelikult, mis on juhtunud, on see, et see inimene, kes jäeti nii-öelda üksi või noh, on nii-öelda edasi juba läinud ja saab aru, et noh, no ei tea, his or her loss nagu vaata. Just täpselt, et kuidagi on jah tänapäeval liikunud sinna poole, et see peredünaamika on kuidagi hästi vaba, et ollaksegi vaba suhtes nii-öelda. Kusjuures see on jumala good point, ma ei mõelnudki selle peale, et tõesti on hästi palju vaata inimesed on nagu nii-öelda nagu vaba abielus, aga mis asi see tegelikult on? Nagu sisuliselt see ei olegi midagi, see on minu jaoks täpselt kooselu ju. No see on lihtsalt kooselu, sest et kui see on täpselt nagu selline väljend, et ma abielluda ei taha, aga noh, aga ma põhimõtteliselt abielluks, aga jaa no, sa leiad nagu mingi põhjused, miks ikkagi mitte, aga siis ma olen vaba abielus, ma ei kasutaks seda vaba abielus on mingi, tahad natukene mingi suhet mingi järgmisele levelile viia, aga mitte päris täiesti kõrgele levelile või? See on nagu veits solvav ju. No mina ei kasutaks seda väljendit. Ma ka mitte, aga see on reaalselt nagu juriidiliselt ju termin. Vaata öeldaks ju vaata, et või no ma ei tea, registreerid ennast kuskile, seal on perekonna seis, on vaata mingi vallaline abielus, sa võid, vaba abielu on täiesti nagu, ongi. No see on nii nõme, sest et umbes sama hea, et mis teie haridusaste on? Põhikool, keskkool, elukool või? Halloo, nagu mis mõttes? Jaa, ongi. Et jaa, reaalselt sellel on mingi oma see termin nagu. Ja minu meelest jaa, minu täiesti solvav. Mina ei tea, mina olen ikkagi selles mõttes nagu abielu poolt või nagu jällegi me jõuame sinna kohta ka, vaata, et tänapäev on ju väga paljudel mingitel inimestel on mingi X sellega. Abielu, noored pigem ei taha enam abielluda ja sellel on ka ilmselt mingi kala, mida me ilmselt pole läbi närinud, sest et sa oled vist ka pigem ikka abielud haip ju. Jaa, pigem küll. Sa ei pelga ju seda? Ma pigem ikkagi unistan sellest, et ma kunagi ei oleks abielus. Et ma saan aru ka nagu sellest pointist, et see sõrmus ei hoia kedagi kinni, aga see on nagu selline armas žest, mida teha ikkagi, kui sa oled leidnud endale selle, kellega sa päriselt nagu elu lõpuni koos tahad olla. Et see on siuke nunnu lihtsalt. Aga ma saan aru, miks osad nagu mõtlevad niimoodi, et see ei anna ju mitte midagi, see on lihtsalt paber. Et jah, nagu vaata, see ongi jälle see, et kõik, mida me ise endale sisendame, täpselt nii ongi. Et kui see on mõne jaoks lihtsalt paber, siis see ongi paber. Jaa, täpselt. Et see, kes petta tahab, see paneb selle sõrmuse välja minnes taskusse ja that's it. Et ma saan aru, et see sõrmus ei hoia kedagi kinni, aga sul peab ikkagi see usaldus olema. Issand, kui nõme tegu tegelikult. Aga see nii on, vaata. Nii tehakse, jah. See on nii rott lihtsalt. Aga see näitabki seda, et nagu, kui sa oled nagu mäda inimene, siis sa oled mäda inimene lihtsalt. Et täpselt nagu, kas sa oled abielu inimene või ei ole nagu.
Ära siis üldse näita, et sa oled või ära siis tee seda. Jaa, issand, kui nõme mul mingi tekkis mingi X sellega, et ta paneb abielu sõrmuse taskusse ja ta läheb ära nagu noh, niimoodi vaata. No kes teeb nii? No see tuul tõmbab katusel veits. Nagu täna õues. aga jaa, ja üleüldse see kärgperendus täpselt samamoodi vaata tänapäeval nagu räigelt hull teema, et on nagu minu lapsed on sinu lapsed ja siis lõppude lõpuks on ju meie lapsed ka. Et mis sa sellest arvad? Mis sa arvad, Ma kas ei need tea. lapsed nagu reaalselt nagu kasvavad normaalsed inimesed või? Ma loodan. Stabiilsed, ma No ma mõtleks tahaks niimoodi. öelda, et ikkagi kasvavad, aga vaata, kõik oleneb vanematest. Et nagu neil on nii suur töö. Samas jällegi mõtled, kui nad on ise selle elukorralduse tekitanud, siis see on nende supp, mida süüa. Et lihtsalt see, et ma loodan, et nad seda suppi halvaks ei aja. Et ikkagi kasvaks neist tublid lapsed. Ja nagu, vaata, meie oleme pigem olnud sellised ka, et me tahame ise kuhugi jõuda, areneda, mis iganes, meil on oma visioonid elule. Et ma just loodan, et sellistest peredest tulevad lapsed on ka sellised, et kui minu vanemad tegid nii, siis mina nii ei tee. Et nad ei jääks sinna mustritesse kinni. Ja täpselt, kuigi noh, me teame väga hästi, kui tugevad on need mustrid tegelikult ja kui lihtne on neid nii-öelda nagu, ma ei tea, tahes-tahtmata nagu neid järgida, vaata. Isegi sa ei teagi, et sa seda teed, on ju, aga sa nagu jätkad seda liini. No kindlasti jookseb läbi tugevalt see alkohol, vaata, suitsetamine, mida lapsed näevad, on ju, ma ei tea, oma vanemate pealt ja siis nad on mingi, mina kindlasti tean, et mina ei taha vaata juua, suitsetada, on ju, noh, vaata, et mingi, seda ma ei taha teha, vaata, et ma nagu, ma ei tea, tean ja tunnen, kuidas see on umbes lapsele mõjub või kuidas see mulle mõjus lapsepõlves, on ju. Aga on ju kindlasti neid lapsi ka, kes nagu reaalselt, noh, kindlasti võtavad nagu selle mingisuguse värgi, et umbes, ma ei tea, mingi hakkavad räigelt mingi laaberdama niimoodi, vaata oleneb, vaata kus kohas või keskkonnas nad on tegelikult kasvanud. Muidugi. Ja kes on nende sõbrad. Jaa. Et kuhu nad nii-öelda, mis sõpruskonda nad satuvad. Aga mis sa arvad sellisest väljendist, nagu öeldakse, et paar on koos laste pärast? Et nad tegelikult enam koos olla ei taha, aga laste tõttu ikkagi jääme kokku. Bullshit. Tooge mulle üks inimene, kes reaalselt hakkab mulle mingit sellist jama tootma, ma lihtsalt enda maatasa. Nagu reaalselt sa teed ju lapsele nagu karuteene. Nagu reaalselt, noh, kõik ju teavad, et lapsed nagu reaalselt nagu tajuvad ja tunnevad seda vaibi. Isegi kui nad on väikesed, nad nagu kuidagi selles energia väljas nagu toimetavad niimoodi, et nad nagu saavad aru, et mingi teema seal vaata on. Et nad võivad mängida, et nii kõik on super hästi niimoodi. Aga tegelikult, no see ei ole ju kuidagi pidi mingi healthy, mingi vanemad ei musita. Nad ei kaisuta, nad ei ole üldse lähedased, vaata. No mingi sõbrad ja ta kasvab selles üles. Ja mis sa arvad, et ta on siis mingi räige kaisutaja oma suhetes või kui suurem on või? Ta võib-olla arvabki, et see on okei, on ju? Jaa, samamoodi nagu see mingi näägutamine, tülitsemine, kõik see. No ja siis ongi nagu need lapsed mingi kasvavad suureks ja siis, no ma ei tea, ma olen küll ja veel raamatutest lugenud, kuidas need täiskasvanud lapsed, kes on päriselt ju kasvanud sellises keskkonnas, kus vanemad on päriselt ka väitnud, vaata, et mingi, meil on mingi teie pärast sisuliselt koos, on ju, et armastus sai juba ammu otsa, on ju. Siis need lapsed reaalselt väidavad, et nagu vanemad oleks võinud juba ammu lahku minna. Et see oleks mind küll kuidagi mingi kurvastanud või midagi siukest, et täiega tore on nüüd näha, et nad nagu on eraldi ja nad on poole rõõmsamad, et nagu lapsed tahavad ikkagi lõpuks oma vanemaid ju õnnelikena näha. See on ja ju... kõik nagu ongi ju selle asja seletamises lastele ka, et mitte peidame pead liiva alla ja mängime, et kõik on okei. Kui see, et istudagi maha ja päriselt rääkidagi, et mis mõtted meil on, kuidas see asi toimiks nii, kas see oleks okei, kui see, et mängime mingit, ma ei tea, jah, täpselt, sest et kuna mul on ka ainu laps ja samamoodi nagu ma ei tea, kuidas need inimesed oskavad niimoodi äktida, eks olukordi on ka erinevaid, on ju, aga mina nagu ei oleks küll suutnud nagu mingi olla inimesega koos, kui mul ei, ma ei näe sellel nagu, see ei ole õige.
ma ei suutnud inimese varjugi nagu näha, on ju, rääkimata mingi reaalselt, et ma peaks temaga mingi igapäevaselt koos aega veetma lihtsalt lapse pärast. Ta lõppude lõpuks kasvab ka suureks ju. Sa põletad oma elu nagu ju, elu parimad aastad nii-öelda, on ju. No kasvõi juba see sinu üks tuttav, on ju. No just. Et, aga mis ta on põhjenduseks öelnud? Ikkagi ka see, et minu mingi vanem oli selline, ma tahan ka umbes selline olla või et ma olen ka. Et ma ikkagi leian, et kui sa ise endale seda sisendad, siis sa võidki nagu nii olla või minna, aga nagu niimoodi ei tohiks teha. Täpselt. No ja siis ongi see, et me jõuame sinna, kus paneme mingi sõrmuse taskusse ja lähen litutama, on ju, sest ta on unhappy. Noh, ja siis ta tuleb koju või? Fui! Ja kõige hullem ongi see, et ütleme näiteks, kui on taoline olukord, kus nagu minnakse välja, sa mõtled, et ma olen fun'in ringi, ongi fun, ja siis sa tuled koju tagasi, siis sul litib jälle see, et kui masendav siin kodus kõik on. Ja siis sa oled ise närviline, on lapsed närvilised, mingi kõik elavad seda omamoodi välja. Täpselt, et nagu ongi olles ise selles olukorras ja nüüd nagu laps on juba saab 6. Tegelikult on väga mõistlik ja asjalik, on ju. Ta tegelikult saab aru, ta küll ei mäleta seda aega, kui me nii-öelda nagu koos olime, on ju. Aga ma näen seda juba ära, kuidas esiteks punkt 1, lapse jaoks on oluline, et oleks mõlemad vanemad. Sest kui ma olen talle nagu naljaga pooleks küsinud, et kas sa teed emme või issi juures olla, siis ta ütleb alati emme ja issi, vaata. Ehk siis nagu ta ei taha seda valikut teha, seega last ei tohi kunagi nagu valiku ette panna, sest ilmselgelt ta valib mõlemat, on ju, mõlemad on olulised, vaata. Ja ma kujutan ette, kuidas ta läbi elab seda, kui ta nagu on mures, et keda ma valima pean, kellele ma haiget teen. Et me ei saa panna lapsele seda koormat õlgadele. Jaa, täpselt. Ja samamoodi ka see, et esiteks naljakas on rääkida neid lugusid, kuidas me, ma ei tea, kus elasime ja mis tegi ja niimoodi, siis ta nagu nüüd nagu naerab kaasa sellele. Aga ta nagu, ma tean juba nagu talle näkku vaadates, et kui ta juba nagu niivõrd suur on, nagu ma ei tea, teismeline või võib-olla vanemas eas, siis ta on poole õnnelikum kui see, kui ma läksin või jätkanud mingi sellepärast, et ta oli väike lihtsalt. No saad aru? Me saime tegelikult, ja fakt on ka veel see, kolmandaks, et meie saime küll paremini läbi, kui me laiali läksime. Noh, nagu vaata, et nagu sõprus nagu ikkagi ju nagu läks teisele levelile, vaata, et nüüd me oleme juba nagu selles mõttes ikkagi ju nagu tiim. Meil on nagu nüüd mingi üks väike player, et me peame täiesti nüüd hoolitsema, vaata. Et me lähme küll nagu eludes, lähme nagu eraldi, vaata, aga samas jällegi meil on nagu see väike laps, vaata. Et väga oluline on nagu jätkata seda omavahelist head suhtlust vähemalt sellisel tasandil, et laps tajub, et ei ole mingit biifi vahel, vaata. Muidugi, ja see on hästi eluterve nagu suheldagi üldse edasi omavahel ka, mitte ainult isegi lapse pärast, sest et ilmselgelt on ühed reeglid on lapsel ema juures, teised reeglid on isa juures ja siis must väga okei, kui need nagu vahepeal arutatakse, et need see lapsel oleks ka see üleminek võib-olla nagu veits softim nii-öelda. Jaa, kindlasti. Aga kuidas sinu meelest oleks kõige õigem nagu last jagada sellisel situatsioonil üldse? Mis situatsioonil? Noh, kui minnakse lahku või? No oleneb ju, vaata, kui vana laps on. Noh, kui mida väiksem ta on, seda rohkem peaks olema nagu niimoodi. No okei, siis on ju see nädal võib-olla, on ju. Et oleneb vaata vanusest ka, sest vaata mingi vanus on selline, kus vaata laps alles kujuneb. No ma ei ütle, et ema on tähtsam nüüd kui isa. Poisi jaoks on kindlasti tähtsam isa ka, vaata. Ikkagi mingis mõttes, et nagu see tõde on, et ema annab emotsionaalselt seda, nii-öelda õpetab seda emotsionaalselt, seda mingit hellust, hoolitsust, bla, ja siis mees, nagu siis isa, annab seda materiaalset ja seda toimetulekut elus üleüldse, on ju. Et poiste jaoks on see ju vaata ikkagi mega tähtis. Aga mina ütleks, et mida noorem on, seda vaata ikkagi väiksem vahe vaata peaks olema, aga samas jällegi vaata minu case on ju selline, et vaata kolis ära põhimõtteliselt, on ju. Et need pikad vahed on ikkagi nagu
ma arvan, et seda on päris palju, kui üks nagu osapool kolib kuhugi välisriiki. Mis iganes töö tõttu, mille iganes tõttu. ja samas noh, meie vaata nagu mingi alimente ja asju ei pannud, vaata alimendid on ka sellised asjad, vaata, mis praegu hea teemaks tuua, et ja kui sa alimendid paned, siis üldiselt vaata alati kohtusüsteemis ema võidab alati. Suht, ma ei tea, suht mingi... No see peab ikka eriti hull case olema, kui ema ei võida, on ju. Jaa, täpselt. Et põhimõtteliselt, et mis ta siis võidab selle, et nagu laps on temaga nagu most of the time koos, on ju, ja siis isa saab põhimõtteliselt mingi 2 nädalavahetust kuus. Nagu kas see on piisav või? Mina ütlen küll, et tegelikult nagu isal on õigus tegelikult ikkagi rohkem olla. Miks nädalavahetused ainult? Ja kuule, mingi raha ei korva ka, ma saan aru, et see on nagu toimetuleku jaoks raha, aga ikkagi see ei ole päris see. Ja see lõpeb ikkagi sellega, et mida vanemaks laps saab, seda rohkem tal tekib see valiku võimalust ja lõppude lõpuks see võib ka tekkida ka niimoodi, et nagu, mitte et see pane last fakti ette, aga laps hakkab ise rääkima. Ma tahaks seal, ma ei tea, isa juures rohkem olla näiteks. Või et mingi, kuna ma ei viitsi enam nagu näiteks mingi 2 riigi vahel chillida, vaata. Need asjad võivad teiega juhtuda ju. Aga kas nädal ja nädal liiga nagu solgutamine ei ole või? Ma ei tea, nädalas tegelikult juhtub nagu nii mõndagi, see on suht siuke, tegelikult on see nagu pikk aeg, kui mõelda nagu, et ma ei tea. Mõtle, kui keeruline mina kui kõrvaltvaatajana, kellel selliseid kogemusi ei ole, siis ma ei kujutaks ette näiteks, kui sa tahad mingi plaane teha, siis mõtled, et see on nüüd see nädal, kus ma ei saa. Järgmisel saan. Et nagu see tundub nii müstika minu jaoks. Ja ma mäletan, et omal ajal nagu sa isegi töögraafikuid teha selle järgi. Et vaata, et kui sul last ei ole, siis sa võid teha ainu 12-tunnised vahetusi või et sind ei koti see töövahetuste pikkus, on ju. Aga kui sul on laps, siis tahes-tahtmata vaata nagu mõjutab sinu nii-öelda seda elukorraldust, samamoodi mingite kokkusaamistega, mingite, ma ei tea, tahad kinno minna, vaata. Et siis nagu tekibki see, et nagu elu pole, noh. Või siis on elu, aga lihtsalt nagu ilma lapseta. Aga mis elus on? On elu, aga mis elus on? Täpselt. Aga ma ennist, kui meil ei salvestanud miski pärast, on ju, siis ma tõin selle näite, et tehakse ka näiteks sellist olukorda, kus ütleme, paar elab õnnelikult koos, nad saavad lapse, neil on oma kodu. Ja kui paar läheb lahku, siis algne kodu jääb nii-öelda nagu lapse koduks, selleks taabiks nii-öelda, ja siis ema ja isa otsivad endale eraldi kodud ja nemad kordamööda hakkavad siis käima seal lapse juures nii-öelda nagu elamas. Et iseenesest nagu lapse vaatevinklist tegelikult nagu suht okei, et last ei veeta, laps on omas keskkonnas, aga teisalt ma ei kujutaks näiteks sellist elu ka ette, et sa nädal elad siin, nädal elad teises kohas. Aga mõtle, kui haige see on tegelikult okei lapse mõttes ja, et vaata tuttav keskkond ja tema jaoks ei muutu mitte midagi, kui ainult see, et mingi üks vanem käib ära vahepeal või nagu mida iganes on ju. Aga ma tahaks näha, kuidas need kaaslased endale omad uued kaaslased leiavad ja seda aktsepteeritakse. Et mingi käite mingi vanas, mingi kodus mingi chillimas nagu family või? Aga samas ei ole ju. Üks paar on seal ainult nii-öelda, üks osapool. Ei no jaa, aga ikkagi nagu. Siin on jälle tulevad need usaldus, need mingid, mis mälestused sul seal korteris on. Täpselt, mine metsa sa loen mu mõtteid täpselt, et fakt on see, et see on nagu veits siukene mingi nostalgia, vaata. Aga ikkagi mingi energia. Või jälle inimeste enda hirmud, mida tekitate, vaata. Või hirmud või see, et sa hoiad, see on mingis mõttes ikkagi kinni hoidmine. Jällegi see mingi laste pärast. On ju. Lõppude lõpuks on ikkagi see tehtud ju laste pärast. Sest ega sa ise normaalselt ei ela ikkagi. No jah, aga samas jällegi nende enda valikute ja soovide tõttu minnakse lahku. Laps ei öelnud, et kuulge, tõmmake normiks. Ja see on nagu nõme ja, et vaata, et see, et kuidas vanemad nagu, et vanemad ei osanud nagu oma vahel nagu nii-öelda, ma ei tea, kompromissi leida või et nagu ei suutnud oma probleeme lahendada, mis see laps süüdi on, vaata. Et selles mõttes küll ja ma tahtsingi tegelikult seda ka küsida, et vaata, et see nii-öelda see tänapäeva kärgperendus, et vaata sinu, minu ja meie lapsed on ja, et vaata sa ütlesid vaata,
et nagu mega raske töö ja värki-särki onju. Aga nagu okei, no sa mingis mõttes saad nagu aru, vaata, mis ma nagu kindlasti öelda tahan, aga mis sa arvad sellest, vaata, et on need poolõed ja poolvennad onju. Vaata, seal tekib ju ka mingis mõttes vanuseline see mingi värk, vaata, et vaata nagu mingi eelistatakse üht, vaata. Aga miks tema sai kommi, miks tema sai kommi, miks mina ei saa, vaata. Et ühtsed reeglid peaks olema, onju. Kindlasti. Aga muidugi nagu, eriti lapsed ei tohiksid üldse tajuda, et mingi vahe on. ma kunagi lugesin sellist raamatut nagu mingi kärgpere, mingi käsiraamat, onju, sest nagu mul on ikkagi ju mingis mõttes kärgpere, mitte nagu minu poolt, aga nagu on ju lapseisa poolt ja siis ma mõtlesin, et okei, et nagu noh, pean ikkagi ennast mingis mõttes kurssi viima, vaata. Ja nagu see, on ka ju vaata nagu igas peres on ju omad traditsioonid, vaata jällegi vaata, jõuame sinna kohta. Et päris nõme, vaata, mingi issi juures sai ja siin ei saa ja mingi sinu juures saab, issi juures ei saa, vaata. Et jumala raske on see kärgpereendus ja väga raske. Ma ei tea, ma olen nagu nii palju üritanud ka mõelda nagu, et kuidas oleks nii või kuidas oleks naa, siis ma ei tea, see on müts maha teie ees päriselt, et sellised elukorraldusi üldse nagu elada, eriti veel, kui on tulnud uued kaaslased juba. Et see on veel mingi omaette dünaamika. Ja ma olen väga palju nagu pidanud nii-öelda nagu mingi selgitama oma seisukohta nagu, et mingi miks ma näiteks nagu luban oma last umbes mingi välisriiki oma isa juurde, vaata, et kas sa ei arva, et see mingi tekitab lapsele mingit ebastabiilset, vaata seda ja niimoodi, onju. Aga nagu ma eelistaks ikkagi nagu igal kell ikkagi, et tal säiliks oma isaga normaalne suhe. Ja nagu meil ei ole beefi vahel, vaata. Et miks ma peaksin üldse mingi keelama, et selles mõttes ma olen ikkagi nagu isade poolt ka. Ja teisalt ka see, et nagu see mingi isaga omavaheline see suhtlus. Et okei, ma saan aru, vaata, et laps ju kasvab ka suureks ja mingil ajahetkel nad hakkavad omavahel suhtlema, et mina nagu sinna enam puutuma ei pea, vaata. Aga ka jällegi see, et edaspidi nii raske nagu mingi selgitada, vaata. Muidugi ja uus inimene või nagu uus kaaslane peab täpselt tajuma, kuhu ta tuleb. Ta peab juba alguses endale need asjad selgeks tegema. Ja ta teab, kuhu ta tuleb, onju. Ja ta hakkab tahes-tahtmata seal nagu mingi marionettnukk, mingi hakkab mingi seal seletama ja mingi, ei, ma ei taha niimoodi ja naamoodi, vaata. Võt kasvatuse osas ma ei usu, et seal oleks hea, kui keegi kolmas osapool tuleb, hakkab mingid reegleid paika seadma, vaata. Et see teeb ka keerulisemaks kindlasti. Sest et muidu tekib ka lastel, ma arvan, see trots, et mingi, kes sa oled. Sa ei ole mulle mitte keegi. Ja jälle vaata ja vanusest. See mingi tüli tulebki ja siis neil ei ole üldse mingit suhtlust oma vahel. No ja siis on nii raske, vaata, mingi oled nagu seal kuradi kahe küna vahel, mingi ma ei oska midagi kuidagi teha, lahendada olukorda, oled ju ka esmakordselt seal, on ju. Ma ei oskakski, ma ütlen kohe ära. ma arvan, et ma ei handleks ära selliseid olukordi. Ja. Ma oleks see, kes viskab need paberid laiali kõik, nagu see meem. siis on nagu see hakkab korjama, wait, I need this. Täiesti, ma ei tea. Mina mõtlesin ka mingil ajahetkel, et oh my god, et ma ei suudaks tegelikult nii isekas kohati, vaata, et umbes ma ei suudaks olla mingi kaaslasega koos, kellel on laps, on ju. Aga täna ma ikkagi saan aru ja suudaks, on ju. Sest et jaa, vaata, sa oskad ise nüüd enda silmade läbi vaadata kellegi teise rolli ennast. See on nagu väga okei, nagu ma isegi mõistan seda. See on väga eluterve tegelikult, vaata, et sa suudad, et sul on nii palju empaatiat, et sa suudad viia nagu kellegi teise jalgadesse või nagu sellesse nagu perspektiivi, vaata. Just, ja tegelikult näiteks, nagu võib-olla see kõik oleks ka väga okei, kui ongi kaaslasel näiteks oma eksiga väga normaalne suhtlus, et seal vahel nagu ei ussitata kuidagi moodi või ei ässitata last kuidagi ülesse või et ta on paha ja no mis iganes põhjuseid sinna võib tuua ja luua, on ju. Aga siis see on okei. Aga just see, et kui seal on mingid need suhted juba eos, mingid mürgised, siis mina sinna vahele ei roniks. Et enne tekitab kohe vaata muud moodi teise lisapinge, vaata. Täpselt, et enne ma juba teen siis eos juba need valikud, et pigem mitte. Ja täpselt ja samamoodi ka see, et mul tuleb kohe selle siuke mürgiste suhete mingi värgist tuleb kohe meelde mingi üks
selline artikkel nagu, kus oli samamoodi vaata alimendid pandud ja isa, no ma ei tea, vaata kummal pool nüüd see beef oli, onju, aga isa saatis lapse alimentide rahaga koju nii-öelda ema juurde ja need olid punased sendid. Saad sa aru või? Ja laps läks sendi suure kotiga koju ja ütles, et see on nagu Issi saatis või? Jaa, põhimõtteliselt issi saatis, näed. Ta ei teadnud, vaata, aga nagu naisel oli nagu mingi, mida? Perset, vaata. Nagu, et nagu kui suur... Kui raske see kott pidi olema? et nagu, kui nagu haige sa oled peast, et sa niimoodi teed. No see on meelega muidugi. Ma ei kujuta ette nagu... Ja siis ta kasutab last ära selle jaoks. Et kuule, ole vii koju või? Vaata, mis nägu emps teeb või? No, nagu trus lihtsalt nagu mööda pead lihtsalt. Et nagu täiesti haige, vaata. Aga üleüldse... No alimendid on üldse siuke omaette teema, aga sa oled seda kuulnud, et kui näiteks pannakse kohtulikud alimendid, et siis on ka laps kunagi nagu kohustatud seda alimente maksvat lapsevanemat toetama vanaduspõlves. Ma olen kuulnud seda ja samamoodi vaata pärib need mingisugused võlad, nii-öelda vanema võlad, vaata kui pärandkaudu. Samamoodi ja see ka vaata, mis on nagu minu meelest natukene nagu haige seadus ka, et kui nii-öelda kellel on siis alimendid määratud kas emale või isale, et kui tal ei ole võimalik seda maksta, et siis see läheb eos automaatselt vanavanematele. See on kõige nõmedam case minu arust. See on milles nemad nüüd süüdi on nagu. Jah. Et nagu, ja no nagu ja nii ongi, et arve esitatakse siis vanavanematele. Aga samas jällegi ongi nagu see, et aga kus siis teised õigused on? Et siis võiks ju nagu näiteks... Siis võiks, ma ei tea, lapse seal vanavanemate juures kasvada juba, jah? Või nagu kas kasvada, aga neil on ka õigus teda näha siis. Kursis olla, mis toimub. No näiteks võtta, kui on juba lahku mindud, vaata. Aga ma ei saagi sellest dünaamikast üldse aru, et ütleme, et näiteks kasvatab naisterahvas, on ju, ja kui mees ei suuda alimente maksta, maksavad need vanavanemad, siis... miks see laps ikkagi nagu ema käes on? Et miks vanavanemad ei võiks näha näiteks? Jah. Või nagu võiks ju säiluda mingisugune kontakt, vaata. Säiluda? Ühesõnaga, et kuradi tiibid teemad meil siin praegu. Võtame rüübet. Uus Red Bull tuli välja. Mis see siis oligi? Forest Fruit või? Berries. Mitte fruit. Berries, jah. Ühesõnaga, väga hea soovitame, siuke roosa purk on. Välimus on ilusam. Ma ei tea. Veits. Ostke virsikut. Jaa. Red Bull virsik on best. Bestest best. Et ühesõnaga, et see vanemate teema jah, on nagu veits siukene, ma ei saa aru ja samas ongi nagu see, et kurat, mul oli mingi hea mõte, mul läks nüüd meelest ära. Jah, vaata sa ütlesid, et võiksid säilida need suhted või ma ei tea midagi siukest, siis ma hakkasin irvama siin. Jaa, et ühesõnaga nagu võiks ju nagu selles mõttes nagu siis anda ka neile võimalust nagu nii-öelda nagu kursis olla, kuidas nagu läheb, aga... Või kokku saada või mingid siuksed kontaktid, need peaksid ikkagi jääma. Jah, sest et see on nii haige meie, tahaks lihtsalt raha saada. Või üleüldse, et nagu hakatakse piiderdama nagu lapse nägemisega. Piiderdama? Normaalne. Jaa, täpselt. aga ma ei tea, mis üldse nagu arvad sellest, et võt see üldse see laste teema in general on nagu siukene teema, et see vaata, mingi surutakse peale ka, vaata, kindlasti sina oled üks nendest headest näidetest, keda saab ka tuua, sul ei ole lapsi, vaata.
et mingist sugulaste kokkutulekutel mingi räigelt surutakse sind, et nagu, et näiteks nagu, et nagu võtame siis mina, mul on laps, on ju, ja siis hakatakse suruma, et no millal järgmine tuleb. Ja siis mingi tuled sina, istud lauda, siis mingi, noh, miks sul ei ole veel, ja vaata. räige See surumine. nagu nii nõme, kes ütles, et peab üldse? Täpselt, ja see ongi väga okei, kui keegi ei tahagi. See on nagu väga okei praeguses Siis on see ühiskonnas. mingi, tahad üksi surra või? Nagu selles mõttes fakt on see, et üksi sured sa niikuinii ju. Täpselt. Sul ei pea olema last selle jaoks. Ja me oleme nagu näinud oma tuttavate puhul väga palju seda, et sul võib olla 10 last ka, aga kui sul ei ole nendega neid lähedasi suhteid, siis sul ei ole seda läbisaamist ja lõppkokkuvõttes sured nagu nii üksinda. Et nagu keegi neid vanureid nagu nii põetada ei taha ja see olekski selles mõttes nagu, see on koorem lapsele ju. Et keegi peab, ma ei tea, minu eest maksma kunagi mingit hooldekodu, ma ei tea, käima mingi kodus mingit tõstmas ja mingeid asju tegema. Hoppis see teema tegelikult ajab mind nii närvi sest et fakt on see, et nagu on ju need, no ongi mingi vanur on ju, tal on mingi 10 last on ju, lõpeb see ikkagi lõpuks niimoodi, et umbes lapsed ei taha mitte midagi, me ei viitsi ja me ei taha on ju, ja siis omakorda need lapsed või siis võib-olla isegi worst case scenario, mingi lapsed vaata, võtavad üle selle ja nii-öelda nagu hakkavad tegelema nende asjadega. No täpselt nagu umbes nagu sina vanaemale tegelikult ju. Aga noh, mulle nagu, vaata meil oli kuidagi see hingeline side, vaata, et ja sul on raske seda teha. Jaa, et ma pigem nagu, minu jaoks oli temaga koos olla nagu siuke kvaliteetaeg, et kõik need tema jutud ja see koos olemine ja see oli nagu, me olime hästi sarnased selle koha pealt, et meile meeldisid ühesugused hobid, meil kuidagi kõik, see klapp oli nii hea, et ma ei võtnud seda üldse niimoodi, aga samas ma saan kohati aru, miks ta näiteks tahtis nii minna, nagu ta läks. Et ta ei tahtnudki jääda nagu näiteks minu õlule ka, et mis sina noor inimene pead siin nüüd vana inimese selja taga istuma ja passima ja niimoodi. Ja vaata, ta ütles ka seal, vaata, ta läks on ju sinu sünnipäeva paiku, vaata, ja ma mäletan seda ka, et ta ei tahtnud sinu sünnipäeva ära rikkuda. Ta oli nagu ka vaata, et pea ikka või noh, mis ta ütles, vaata. Ta kogu aeg küsis, et kas sa ikka tüdrukutega tähistad ja nii, aga ma ütlesingi, et noh, minu jaoks ei ole nagu nii oluline nagu sünnipäev on siuke, noh okei, on küll tore päev, aga ma võin seda järgmine aasta ka pidada, et mul ei või mingi järgmine nädalavahetus või whatever on ju. Ja no ta ikka kogu aeg käis peale ja tegelikkuses oli ju see, et ta läks üks päev peale minu sünnipäeva, et ma olen enam kui kindel, et ta võttis kõik oma jõuvarud, et mitte nagu sattuda sinna päevale, et noh, muidugi ega ma ei tea, kui palju ta see hetk üldse nagu päevadest või asjadest adus üldse. Aga noh, muidugi, ega ta selles mõttes lihtsamaks ei teinud üks päev ees või üks päev taga, aga natuke siuke, noh, vastik ikkagi siuke teadmine, aga teisalt ma ikkagi vist tegin tüdrukutega ikkagi koduse mingi sünnipäeva istumise, sest et, ja ma tegin selle ka seetõttu, et tema ütles, et tee ikka. Et ma teadsin, et ta nagu tahaks, et ma istuks ja oleks. Kaudselt istus ka. Vaata tema jaoks oli see, vaata, et ta tahtis, vaata, tema unistus oli see või nagu see, mida oleks võinud võib-olla rohkem teha, oli reisimine. Et mulle meeldib küll mõelda, et ta reisis nagu nüüd meile küladesse, vaata, ja nagu ennast igale poole, vaata. Ega ta ju enam lõpust ei saa mitte midagi, vaata. Ja issand, me läheme nüüd nii kurvaks ära. Me jäime sinna, et sul võib olla 10 last. Aga see on ka siuke peredünaamika, vaata. Me jõudsime ikkagi sinna vanuritesse, vaata. Täpselt, et need noored või lapselapsed ei pea nagu vanavanemate nagu nii-öelda, muidugi see on jällegi tore. Mina alati arvan, et noh, nagu me oleme sinugagi omavahel rääkinud, et kuidagi noorte inimeste puhul näitab seda inimese nagu headust, kuidas sa suhtud oma vanematesse ja vanavanematesse. Et mina hullult hindan seda, see on minu arust, ma ei tea, kõige armsam asi, mis üldse on. Mis siis, et vanaema no, et head suhted perega. Üleüldse just. Et kui sa aitad või teed, ma ei tea, olgu see mingi väike asi, aga sa aitad oma vanemaid näiteks, minu arust see on nii äge. Nagu mulle üks armas inimene ütles, siis family comes always first lihtsalt. Et tegelikult nii on ka ja see näitabki seda, et nagu kui sul on peresuhted paigas, oled sa ise ka nagu stabiilne ja nagu sul ei lappa. Sest et näiteks, ja see näide veel, see Brigitte Susanne Hunt, vaata. Ma kuulasin seda Õhtulehe seda
tal on see mingi hundikutse, mingi podcast onju. Ja ta natukene nagu avas seal seda, et ta mingi suvel mingi paar kuud ei suhelnud oma mingi family'ga, vaata. Ja tal niimoodi lappas. Vaata kõik need mingid draamad ja asjad onju. Aga see näitaski jälle seda, et kui sa perega ei suhtle, siis sul lappabki. sa oled nii lost kuidagi, sa ei ole omas elemendis onju. Jaa, täpselt. Et selles mõttes nagu aga seda sa saad nagu isegi öelda, et sul vahepeal on olnud selliseid perioode, kus sa väga ei, noh, tõmbad kinniseks ja väga ei tahagi kellelegi midagi rääkida ja siis sul võib-olla samamoodi tegelikult tõmbab lappama. Jaa, lõppabki. Jaa. Ja kohe, kui sul on jällegi see, et meil on see family aeg, me käime kuskil väljas, me oleme koos, siis sul on kõik jumala hästi. Aga ongi ju. Jaa, ma täiesti absoluutselt toetan seda mõtet. Et ongi nagu, mul on olnud küll ja veel neid olukordi, kus ma nagu vaata, nagu jah, nii-öelda kapseldun siis on ju ja parem mitte nii-öelda mingi, ma ei tea, rääkida oma asju, vaata. Aga kohe nagu, kui nagu nii-öelda need asjad saavad nagu mingi oma mingid lahendused, vaata, siis see on nii hea tunne, vaata, kui sul ikkagi on nagu mingi peretoetus või asi, vaata. Sa ikkagi oled nagu kasvanud nagu seal ja nagu kõik siuksed asjad. Et see on hea. Noh, ja vaata, olenemata vanusest, kui vanad me oleme, see on nii oluline, et perekonnasuhted on paigas. Ja see on nagu täpselt samamoodi ka selle tänase nii-öelda selle peredünaamika mõttes ka, vaata. Et kui on stabiilne keskkond lapsele, vaata, olenemata vanusest, siis on nagu kõik okei. Täpselt, ja tegelikult suhetes on ju sama, et minu arust see ongi nagu terve ja tugev suhe, kui sul ongi mingid mõõnad ja siis tulevad jälle tõusud ja see käibki niimoodi. Et alguses on see, et sa õpid inimest võib-olla rohkem tundma, ikka tuleb mingid erimeelsusi ette, aga et see, et sa ei anna alla just. Et sa ei jookse kohe esimese mingi miinuse puhul minema. Seda küll jah, kui oleneb miinusest. Vaata, kui sa ikka mäda inimene, siis noh, sa saad aru, et nagu, või näiteks ongi nagu tavaliselt ongi, et need mingid miinused kogunevad ja sa saad aru, et see ei ole nagu normaalne, vaata. Ja see võib nagu mõjutada nagu nii-öelda nagu keskkonna mõttes ka teisi inimesi, mitte ainult sind, vaata. Et see on nagu nii haige mõelda. Et Raimond on siin ju öelnud küll mingi, et emme on nii tige, vaata, onja. No nüüd ta on suurem, nüüd ta ütleb seda, et emme on tige, vaata, et ta mingi riidleb temaga kogu aeg või mida iganes, onja, kellega ma siis parasjagu riidlen, onja. Aga kui ma seda nii-öelda nagu mingi 3. korda kuulsin, siis see hakkas mind häirima, sest et mul oli kohe see, et tegelikult vaata, see on märk. Laps peegeldab sulle, vaata. Ja laps peegeldab, laps jumal tänatud räägib sellest ja see on esimene asi nagu, kus peab nagu võtma sabast kinni ja mõtlema, et okei, see ei ole normaalne, vaata. Ma panen stoppi nüüd, vaata. Põhimõtteliselt pane nüüd stoppi see, vaata. Ja no, siis ma lõpetasingi ära, vaata, selle kõik. Noh, oli seal muid probleeme ka muidugi, aga nagu lihtsalt, vaata. Et lapsele nii-öelda stabiilsust pakkuda, onju, et ma ei tahtnud, et laps mind sellisena näeb. Ta pole mitte ealeski näinud sellisena, onju. No just, ei no ma mõistan ja seda, nagu sa ütled, et oleneb sellest miinusest ka, et kui see on nagu mingi hull red flag, ma ei tea, sari killer, onju, siis on küll run, onju. Aga kui on mingid väiksed nääklemised, mingi sa ei pannud seda õigesti sinna, no kuule, come on, päriselt või? Et meil kõigil on mingid omad kiiksud, selles mõttes me keegi ei ole mingi ideaalsed inimesed. Et mis on ühe plussid, on teise miinused. Ma nagu arvan, et me täiustame teineteisele inimestena üksteist ja kuidagi see on hästi eluterve nagu kasvadagi kokku. Sest ütleme, meie oleme kasvanud ikkagi sellises peres, kus ema ja isa on ikkagi tubli 30+ aastat koos olnud. Ja noh, eks ikka on tulnud neid mõõnasid ka, aga nad on nagu alati kõigest väga hästi välja tulnud. Ja ma nende puhul nagu nii imetlen seda, et nad on nii kokku kasvanud, et nad on tõesti niimoodi, et kui üks 2 päevaks läheb kuhugi kaugele ära, siis teine on nagu siuke, mis ma üksinda teen? Et nad küsivad vahest minult, et kas sul üksinda igav ei ole kodus? Või mingi ei, sest et nagu, et mul on ka mingid omad asjad, mida ma teen või millega ma tegelen, aga ma ei tunne seda üksindust selles mõttes. Aga nemad on nagu nii kokku kasvanud, et nad sisuliselt nagu, noh, võibki öelda nagu lõpetavadki üksteise lauseid, et neil on nii siuke suhe nagu, et selles mõttes on nii äge seda vaadata kõrvalt.
aga see on jälle teisipidi selles mõttes halb, vaata, siis nad on nagu nii strikt oma mingite asjadega, vaata, et näiteks ongi nagu, võib-olla nad ei mõistagi, vaata, kui näiteks mingi suhe lõpeb, on ju. Nagu noorte puhul selles mõttes. Jaa, et kuidas te siis nüüd niimoodi vaata, kuidas see siis on? Aga kusjuures on ju põhiküsimus ongi nagu ütleme, noh, ma pean jälle nimetama neid, need on need vana aja inimesed, et nad vaata, aga nemad ongi tulnud läbi ja nemad ei mõista seda, et miks tänapäeva noored ei võitle oma nagu suhte nimel. Kuigi jah, siin on 2 leeri, kas seda üldse annab enam nagu parandada või see on juba eos hukule määratud. Et mida sa liimid vaasi, mis on mingi täiesti kildudeks. Ei, see on mõttetu töö. See ei saagi. Ja pane sinna üks kõks on jälle kildudeks. Et nagu see või pane on vett eos. sinna sisse. Jah, jookseb ikka kuskilt välja, on ju, et see, need on need 2 erinevust. Täpselt. See praegu nii tiip. See oli täiega tiip. Aga no see teema ongi täiega tiip tegelikult, sest et nagu ma saan aru ja ma usun, et väga, kõik, mitte väga, vaid ma arvan, enamus inimesi ju tahaks, et need nagu olukorrad ju laheneksid hästi, nagu kõigi jaoks. Aga lihtsalt, ma ei tea, suhted nagu ja kõik siuksed nagu mingid teemad, kus on lapsed ka, et nad on alati nii keerulised, vaata. Täiega ja ma ei tea, kas sina oled tähele pannud, ütleme nagu mingi aja jooksul, aastaid tagasi kas või, et on tulnud küll, ütleme, kui sa saad inimesega tuttavaks ja siis on näiteks see, et aga sul lapsi on ja siis tekib see hirm kohe, sul on laps, et siis see teeb kohe olukorda nii keeruliseks, et mina tean ühte nagu enda tutvust nagu sellist, kus oli see, et vaata ikka ma olen sinu last nagu enda sotsiaalmeedias postitanud ja kus arvati, et on minu laps, on ju, esmamulje, on ju, ja siis oli kohe see, et et ma korraks ehmatasin, et nagu see... Tähegi nõme! No mitte nagu... Ruttrais! et ma saan nagu aru sellest pointist, et nagu võõrast inimesse võibki nagu, kui ta just ei ole laste inimene. Aga teisalt jah, ma nagu mõtlen jällegi, et ega see siis sitem inimene ei ole ju, kui see isegi oleks oma laps. Aga vaata, inimesed ongi erinevad. Võib-olla ta ongi selline inimene, kes võib-olla ise ei soovigi. Või siis on see, et võib-olla tal on nagu mingi selline kogemus selja taga, mis vaata lõppes halvasti. Et see on ka vaata jällegi mingis mõttes põgenemine või ta tegi endale mingi otsuse, et nii, ma rohkem ei võta, võib-olla eelmine laps läks kuidagi rohkem hinge vaata ja siis nagu no vaata, enough vaata. Aga mul sellist olukorda otseselt nagu pole õnneks olnud, et ma olen üldiselt ikkagi kas just kohe nagu jäänud, aga keda ma olen endale enda sotsiaalmeediasse lasknud, vaata siis ikkagi üldiselt saab aru vaata, et mul on ju. Aga see on jah huvitav, see on nagu, kuidas kellelgi see vaade elul on, sest et ma pean tunnistama, et minul ükskord on olnud endal ka selline situatsioon, kus nagu teisel poolel oli ja siis mõtlesin mina, et okei. See saab raske tee olema, vaata. Jah, see on ka siuke 2 otsaga, et samas jällegi osad inimesed mõtlevad ju, et näiteks ongi, kui sa ise päriselt ei soovigi lapsi, siis on ju tore, kui teisel poolel on ja siis ei panda seda pressure'it, et mina ütlen, et me ei saa ja täpselt nii ongi. Et nagu väga tore on, kui paarina nagu selles mõttes need visioonid kattuvad, et näiteks ongi, vaata siin meedias käis ka läbi see, et vaata osad mehed teevad seda vasektoomiat, on ju. Mis sa arvad sellest, et nad teevad seda? Ei, aga miks mitte? Nagu... Miks mitte? Krõks ja tehtud. Issand jumal! Snip. Ja lapsed läinud. Et nagu, kui on näiteks selline paar, kes päriselt enam ei taha vaata, aga jällegi mõtlen nagu seda, et ja siis läheb paar lahku, siis on mehel on mingi minu mingi elu on elatud, on ju. Et siis sest lapsed kasvavad suureks ju. Need praegused, eks ju. Aga näiteks see mees saab mingi ägeda naisega tuttavaks, on ju, neil tekib veel parem klapp kui eelmisega ja siis ta on nagu mingi, sorry. Nii kurb! No see on küll kurb, jah. See on nagu nii kurb lihtsalt. See on umbes sama kurb kui see vaata, et umbes ala mingi inimesega on klapp, aga ta elab mingi täiesti teises maailma otsas umbes vaata. Et umbes minu elu on siin, sinu elu on seal vaata, nagu me ei saa kunagi koos olema vaata. Saad aru, see on nii kurb tegelikult. Et keegi ei ole valinud või nagu keegi ei tea ette lihtsalt selliseid asju vaata. See vasektoom on muidugi nagu eriti äärmus, sealt ei saa kuidagi taastada ka mitte vaata. Või saab või?
saab Ma neid isegi ei kuradi tea. kanaleid ühendada või? Ma ei kujuta ette, kusjuures ma ei ole nagu nii Sest põhjalikult see on ju seda. läbi lõigatud, äkki ikka saab kokku panna tagasi või? Ülirõve, ma ei tea. Ma ei taha mõeldagi selle peale. Ühesõnaga nagu, ma ei tea, ei mõtle nagu imelikult, samas nagu Või on imelik. näiteks, aga kui päriselt on näiteks selline inimene, kes näiteks ei saa lapsi, mis iganes füsioloogilisel põhjusel on ju, siis ta ei ole ka sellepärast halvem inimene ju. Näiteks minu tutvusringkonnas on selline, kes ise ei saa, aga ta lapsendas ja ta kasvatas temast nagu väga tubli lapse. Et on ka selliseid, vaata, et nagu inimesel on nagu reaalne soov, on ju. Või siis on teine äärmus, et põhimõtteliselt näeb mingi naine näeb mingi alasti meest ja ta on juba rase, vaata. Et tal käib nagu niimoodi. No see on juba see mingi ka märgatud Eesti teema põhimõtteliselt või see kodutunne või ma ei tea, kus on 10 tükki juba ja siis vireletakse kuskil, ma ei tea, kitsikus. No see on nagu paha lugu jaa, aga see on kui väga inimesel, paha kellel lugu. on nagu kui kellelgi on võimalus, vaata, nagu pakkuda Jaa. nagu head elu, selles mõttes siis see on ju hästi, kui nad tahaksid last Muidugi, juurde ja siis minu arust see ongi nii siiras, kui nagu, nagu sellest ongi hästi kahju, et osad, kes nagu päriselt ei taha lapsi, siis nemad strugelivad täiega, nagu leiavad võimalusi, peavad räigelt raha maksma selle eest, et neid protseduure teha. Ja siis mõni on siuke, kes kütab mingi ups. Ja Lihtsalt ongi, tulevad ta ahjust ei pea üldse pingutamagi. Kogu aeg. Mõni teeb mingi IVF ja mingi ei taha üldse teema puudutada, vaata. No ongi, ja siis on mingi teine, kellel on kakuke ahjus kogu aeg. Tegelikult no ma ei tea, see rasedusaeg oli nii kohutav. Kes tahab teha seda, ma ei tea. Ma ei tea. Aga rääkisime siin nagu sellest peale surumisest ja asjast, on ja siis mis sa tavaliselt oled öelnud selle peale? Oota, kas sa tahad üldse lapsi või ei taha? Või sa pole lihtsalt, või sa oled sellel tõdemusel, et sa pole lihtsalt jõudnud elus veel sinna kohta nagu? Pigem et sa ei seda, lükka jah. ümber, aga ei kinnita ka või? Täpselt nii on. Ma arvan küll, sest et siiamaani kuidagi polegi nagu üldse seda mõtet nagu tekkinud, et üldse tahaks. Pigem nagu mingi hetk oli isegi see, et võib-olla ei tahagi. Et see on ka okei. Aga ma arvan lihtsalt, et ei ole õige aeg. Ja see, ma ei tea, minu arust see ajaline see piirang on ka nagu See nii õudne, pressure, et pannakse sulle peale, et kuule, ma ei tea, sa ikka peaksid nagu päris ruttu selle peale mõtlema, siis see on ka nagu nii õudne meditsiiniliselt, me oleme nii kaugele arenenud, nagu tänapäeval on kõik võimalused olemas, miks ma peaks, nagu mõni ongi, ma ei tea, isegi 40 tubli pluss, miks ei või siis saada, kui ta on oma elu mingi mega hästi üles ehitanud ja ta pühendabki selle aja nagu lapsele, muidugi. Ma saan aru, et kui sa oled 18, sa võid ka lapse saada ja kasvatadki temast ka väga toreda inimese ja sul on väga hea klapp lapsega, aga teisalt nagu... noortepärane, on ju. Täpselt, et noh, aga ma ei ütle ka seda, et see 40 pluss on mingi siis mammi, on ju, kes võib-olla kasvatab oma lapsest väikse vana inimese, seda ma ka nagu ei taha öelda. Lihtsalt see, et alati... Aga mul on üks tuttav, kes, tal on, tegelikult õigemini on mul neid mitu, aga ühe selle case'i ka oli niimoodi, et vaata, lapsed on kodupeeglid ja see kõnemaneer, kuidas see inimene räägib. Vaata, teate, vanemad inimesed räägivad mingi mingi, et umbes ma ei tea, too ütles, vaata, ja mingi, mingi kasutavad mingid sellised veidrad sõnu, vaata, või nagu mingeid väljendeid, mida vanad inimesed kasutavad, vaata. Ja siis tuleb mingi noor inimene ja räägib täpselt nagu väike vana inimene, vaata. See on see vanade vanemate nii-öelda see pärand, vaata. Et ta kindlasti on nagu tore inimene niimoodi, aga lihtsalt nagu, ta nagu räägib nagu vana inimene. Aga no ma ei tea, võib-olla tõesti niimoodi, ma ei ole seda niipidi nagu mõelnud. Aga samas on jälle see noore inimese laps, kes mingi kogu aeg mingi yo, what's up, mingi siuke, vaata. See ei ole ka päris okei. What's up, nigga? Et need mõlemad äärmused on nagu väga halvad. Aga issa minul läks nüüd mõtteleng täiega sassi. Et ei ole seda piirang, jah. Ja, et see nagu, ma ei tea, ma ei ütleks, et see surumine on nii nõme tegelikult. See on täiega nõme, sest meil ei ole kuskil mingi raamatus kirjutatud, mis on õige, mis on vale. Täpselt samamoodi võime ju öelda ka seda, et oi, sa pead nüüd teise tegema, et vanuse vahe läheb nii suureks ja siis ta on juba nii, see esimene nii suur juba, ta ei taha selle teisega enam mängida. Ma ei tee esiteks last nagu lapsele nagu mingi mängimiseks. Või hoidmiseks, sa pead hoidma teda, hoia oma mingi väikest
ma ei tea, ja publikut seal on ju. täpselt noh, et ikkagi teeme ikka lapsi sellega, et me tahame lapsi saada, mitte mingi, ma ei tea, riigilt toetust saada või teistele lastele koormaks saata. Muidugi. Ja ma olen lugenud ka seda, et tänapäeval isegi on okei isegi seda nagu, osad väidavad ju, et see on isegi võib-olla vastutustundetu üldse saada enam lapsi. Sest maailma ühiskond ja kõik on nii pekkis, on ju, et pigem on see, et maailm on niigi ülerahvastatud. Nagu muidugi on tore mõelda, et nagu sinu järglane ja sinust jääb midagi maha, aga teisalt nagu me oleme inimesena nii mingi, me arvame, et me oleme mingi maailma nabad. Tegelikkuses me oleme selle mingi maakera mingi ära hävitanud juba, on ju. Me oleme nagu mingi kuradi mõttetud elukad. Et see on siuke kahe otsaga asi. Ma Jaa. nagu ei ütle ühte ega ei ütle teist. ja no raske on tulevikku ennustada, ega siis selle peale peab ka mõtlema, et kellega sa selle lapse saad ja üldse, vaata, mis seal riigis toimub, on ju. Või üleüldse need, vaata, mingid sõjateemad ja asjad ka. Et Jaa. ega sa ei taha ju seda väikest last või tuua siia maailmasse, sest see on nagu nii fucked up, noh. No just, aga noh, ma ei tea, eks elu näitab. Ma loodan, et kuskil on mingi inimene, kes võib-olla paneb mind kuidagimoodi siis mõtlema või viib mind selleni, et mis me ühiselt siis otsustame. Täpselt. Aga kuidas, oota, see sõltuvuste teema nagu ka, et Enne kui me räägime sõltuvustest lastekodulastest, võiks ka rääkida. nii. Meil on üks, ütleme nüüd tuttav kaudu selline kogemus, kes adopteeris lapse, aga ta adopteeris siis nii-öelda juba natukene vanema lapse ja neil ei olnud seda kontakti üldse. Ja neil tekkis nagu siuksed tülid, et ja ütlemised ja ta pidi selle lapse sisuliselt tagasi viima lastekottu. Jesus, issa kui halb. No see on jälle ju see lapse solksutamine ju. No just, aga vaata, see on jälle see, et vaata, võib-olla see on ka see, miks väga paljud ütlevad, et see on nii äge soeng. Keegi karvab pisti. see on mingi kaamera praegu. Jaa. Et vaata, miks väga paljud tahavad lapsendada beebit. Jaa. Sest beebit on nagu kergem kasvatada selles mõttes, et algusest peale juba sinuga harjunud. Kui sa lapsendad mingi teismelise, siis ta on juba välja kujunenud iseloomuga. Ta on võib-olla trotsi täis, et tema vanemad üldse maha jätsid ja kui raske neil üldse seal lastekodus võib-olla kasvada, siis suht keeruline võib-olla küll. Ma isegi seda lastekodu teemat isegi ei oskaks kuidagi puudutada, aga mul tuli praegu meelde see TV3-st jookseb see heategevussaade, see mingi Eestimaa uhkus või midagi siukest. Ja seal oli pere, kus nii-öelda tegeles hoiukoduga ja ka vaata igas vanuses lapsed tulevad, vaata lihtsalt nagu vaata, noh, et sa hoiad neid, on ju. Ja nendel oli alguses kindel soov, et vaata beebit nad ei taha. Noh, see äkki mingi tekib, vaata mingi, noh, side. See on üleüldse nagu väga tugev asi, mida tegelikult teha nagu selles mõttes, et see peab olema väga tugev, sest et ikkagi tekib vaata mingi kiindumus ja nagu kuidas sa siis nagu nüüd niimoodi annad ära või nagu läheb ära, vaata, ja siis mitte ühtegi kontakti nagu ei säilu või noh, midagi Vaata, siin siukest, on jälle vaata. mingisugused seaduseaugud, mida vaata ei ole jälle läbi mõeldud, sest et oli ju kuskilt meediast käis läbi ka, et mingi pere kasvatas 3 aastat väikest last ja siis ühtäkki, noh, ütleme niimoodi, et see laps oli saadud siis mingi hästi noore naise poolt, kes noh, andis ta ära, sest et ta oli nii noor, ma ei tea, 16 on ju, ja noh, ta ei suutnud talle midagi pakkuda. Siis noh, leitigi õnneks pere, kes hoidis 3 aastat, laps oli juba 3-ne ja siis äkitselt mingi 19-aastaselt ilmus siis see ema välja, et tahab kõiki oma ema õigusi tagasi, et umbes, et nüüd ma olen valmis, nüüd ma tahan. Ja siis võetakse see laps nagu, Nii nõme. vot siin ongi see seadusauk ja nad pididki andma tagasi. Päriselt või? Jaa. Ja nad nutsid seal saates ja nad ütlesidki, et kuidas nagu niimoodi saab, et ja kusjuures siis see 19-aastane ema on ju, noh, ma täpselt nagu ei mäleta, on ju, aga noh, tal vist oli mingi uus elukaaslane, uus laps juba ja siis nüüd sa nagu nõuad oma õiget seda esimest last ka tagasi, et siis ongi, mõtledki,
ja siis see on okei, peredünaamika võib-olla tuleb ju kolmandaga veel jälle laps, on ju. Kuigi see laps oleks kasvanud väga nagu toredas ja väga haritud peres. Issand, ka õudne lugu tegelikult, ma mõtlen nagu, ma räägin, et tekib see mingi teatud kiindumus, aga noh, seal Eestimaa uhkuses oligi nagu see, et nad ikkagi lõppude lõpuks võtsid selle beebi ka ja siis nad nagu tegelesid ka selle beebiga ja siis ma mõtlesin, no oh my god, et nagu noh, nad saavad ikkagi mingil määral kõik armsaks, vaata. Ja see beebi oled sa? Mine pegi! Tõesti õige. Ja see pede oled sa? Inside joke, aga aga mis ma tahtsin, vaata, mul on veel mingi hea mõte. et see kiindumus tekib ja see on nagu nii õudne, nagu nii õudne, aga samas vaata, et need esimesed nagu eluaastad, vaata, et see on nii oluline, vaata, kõik see nagu mingi lähedus ja kõik see mingi värk on ju, et hoiukodus vaata, nad ikkagi nagu hoiavad mingit teatud aja ja nad on nagu motiveeritud seda tegema. Aga ma ei tea, nad ikka väga tugevad olema, kui on nagu see äraandmise aeg on. Ma ei tea. Ma ei tea, kas ma olen üldse seda sulle rääkinud. Ja see on seadusega ka ette, et nad ei tohi nii-öelda üles otsida või noh, et vaata, mis nendest saanud on ja niimoodi. Seal on ka mingid käärid. Aha. See on hõju või? Jah, okei. Vasta raisk. Ma hakkasin seda ütlema, sa sõitsin mulle tuimalt sisse, et ma ei tea, kas ma... Tuimalt sisse? Ma ei tea, kas ma olen sulle seda rääkinud, aga ma käisin kunagi tugiisiku koolitusel. Ei tea mitte midagi. Millal? Issa, ma ei mäleta, mis aastal see võis olla. See tugiisik või? Da? See, ahah, ega sa märgi päriselt või? Sa saaksid olla, kui sa tahad või? Ei, ma ei teinud lõpuni seda. See oli nagu päris siuke nagu väga pikk siuke protsess. Ühesõnaga pidime seal käima, tegema mingeid ülesandeid, mingeid situatsioone seal lahendama, see oli päris suur grupp. Ja ma ei tea, mul tekkis mingi mõte, et nagu see oleks selles mõttes nagu siuke armas asi, mida teha. Et näiteks võetaks seda vaba aega. Äkki see oli siis, kui ma töötasin poole kohaga veel. Ja mõtlesingi, et nagu nii tore oleks võtta, ma ei tea, laps või 2 on ju, vahet ei ole, kas poisid või tüdrukud on ju, ja viia neid näiteks kinno või teatrisse või nendega midagi koos teha. Et vaata, see ei ole nagu see hoiupere nii-öelda, sest siis mul vist ei olnud veel oma kodu, aga just see point, et minna ja teha nendega midagi toredat või siis näiteks minna sinna lastekottu on ju, teha nendega, ma ei tea, mingi küpsetada seal, ma ei tea, teha mingeid meisterdusi on ju, et ma too aeg täiesti reaalselt mõtlesin selle peale. Aga siin oligi see aga, et kui ma käisin seal, ma ei tea, mingi 3-4 korda juba ära, et siuke lõpp oli juba lähedal, siis ma ikkagi tundsin seda, et ma olen ikkagi nii siuke kiinduja, et mul tekiks nii raske nagu mingi hetk see, et nagu ka samamoodi lahti lasta. Või et ma võtaks nii südamesse nende probleeme või mingeid asju, et ma sisuliselt iga õhtu võib-olla nutaks ennast magama, vaata. Sest ma olen nagu mõelnud ka seda, et näiteks nii tore, kui inimesed käivad loomade varjupaika loomadega nagu jalutamas või tegeletakse, siis mõtlesingi, et ma ei suudaks seda selles mõttes teha, et samamoodi ma ei kujutaks ette. Ja kui nad jäävad nutma, mingi nuuksuvad seal sinu värgi, ma oleks mingi iga päev läheks nuttes minemas, et selles suhtes ma olen nagu parem hoia eemale, et ma nagu nii nõmedalt nagu pehme inimene selle koha pealt. Tegelikult selle jaoks ei peagi enam olema ju tugiisik või siukene, vaata, et sa võid täitsa vabalt vaata on mingi siuke grupp, vaata, kus sa saad nagu minna ja teha ja olla, vaata, täpselt samamoodi nagu vanade inimestega, vaata, lihtsalt mine käi nendega koos poes, vaata, räägi juttu nendega niimoodi, vaata. Ei, vana inimesega ei tohi küll minna, siis sa saad kohe Grimm asja peale. Et umbes, et mis asja, mis... Kirjutas korteri sinu nimele, nüüd oled röövel, vaata. Täpselt, mingi Liis Haabel 3000. Või kes see Ervin oli, see selgeltnägija? Oi. Kohtu käis. Et vaata, Kuuuurjas vist oli see. Ja ei tasu jamada, jah. Et tegelikult ei tasu jamada, jah, aga ikkagi nagu see case, see Ermini case oli vaata see, et ta tegelikult nagu see naisterahvas nii-öelda palus abi tegelikult. Ta oli naaber, tal vist parasjagu ja nagu ilmselgelt sa nagu palud mehelt abi mingit asja tegema, vaata.
see ei olnud mingi sahker-mahker, vaid et vaata jällegi vanad inimesed ka omakorda kiinduvad, eriti kui neil ei ole kedagi, onju. jaa, kusjuures aga nii ongi, kui ma õppisin kosmeetikuks ja meil oli see õppesalong ja siis oli samamoodi, mul käis seal üks vanaproua, kes tahtis alati minu juurde tulla, sest meil oli ka mingi kontakt, onju, me alati saime kuidagi jutule ja ta oli nii rahul ja nii tore. Ja ta ka rääkis, et tal ei ole lapsi. Ja ta elas nagu Tallinna linnas, tal oli oma korter ja värki. Mõtlesin, et tegelikult see peegeldabki seda, et kui vaata samamoodi, et näiteks kui inimene palub appi, sa lähed appi, sul tekib mingi side selle inimesega. Ta ilmselt oleks ka selle võib-olla kunagi nagu pakkunud näiteks mulle. Aga nagu ma tunneks ennast jälle nii halvasti, vaata. Täpselt samamoodi, et ongi, käisid nüüd, ma ei tea, said nüüd, ma ei tea, ronisid külje alla, vaata. Ja nii nõme tegelikult. Tahad head, aga kukub välja hoopis nagu mingi teistmoodi, vaata. Aga ma vaatan, et me oleme 1 tund ja 5 minutit. Ma arvan, et ärme siis seda sõltuvuste teemat siin isegi täna puuduta. Vaata, väga hea, me olemegi saanud nii-öelda selle kõik see peredünaamika, kõik see, mis me tegelikult tahtsime rääkida, vaata. Et võib-olla teha see sõltuvuste teema nagu eraldi teemana, sest tegelikult seal on ka vaata palju contenti, mida tegelikult rääkida ja mis läheb ka laiali tegelikult. Et mitte vaata pikaks venitada seda ühte episoodi, sest seda ikkagi ei pea natukene ikkagi monteerima seda kokku, onju. Et ühesõnaga ma arvangi, et siin vaata võikski nagu Päris hea. kokku võtta seda, et nagu lihtsalt olge ettevaatlikud, vaata, kellega te lapsi teete, kuidas te edaspidi nendega vaata nagu, ikkagi pead vaatama, et kus oma nina topid ja niimoodi, sest et fakt on see, et me kõik tahame ju nagu mingit korralikke, peresuhteid, vaata. Et selles suhtes nagu kahju, et inimestel on nagu keerulised suhted ja võib-olla kellelgi ei ole, ma ei tea, peret ja üldse lähedasi inimesi alles või mis iganes nendega juhtunud on, vaata, aga nagu seda enam tulebki nagu hoida, vaata. Väga armsalt öeldud, jah. On ju. Nii et teeme siis nagu hoida, vaata. Väga armsalt öeldud, jah. On ju. Nii et teeme siis järgmise osa sõltuvuste teemal, siis saab natuke mõelda. Pange valmis ja kes tahab, võib kirjutada. Täpselt. Mis mured on, jah. Aga ma ei tea siis, tõmbame otsad kokku ja hoiame sabad rõngas või? Конечно. Kuule, aga davai, olge tublid ja have fun. Davai. Davai. Tšau.